Tere! Mina olen Toomas ning selles lühivideos räägin märkuste loomisest ning edastamisest tarkvaras Pimcol Lab Zoom. Segaduste vältimiseks mainiks ka kohe alguses ära, et pilvepõhine kommentaaride jagamine on siiski tasuline teenus, mille eest maksab projekti haldav organisatsioon. Projektides, nii projekteerimisfaasis kui ka ehitusel, on meeskonna hea omavaheline suhtlus üks tähtsamaid edukuse alustalasid. Vanasti võis paberil kirjavahetus kaotsi minna või mingil põhjusel hävineda, info liikumine oli üliaeglane. Nüüdseks on mõned 10 aastat harrastatud infovahetust e-kirjade teel, kuid ka need ei pruugi kõigi osapoolteni jõuda või üldise infomüra tõttu märkamata jääda ning on samuti aeglane viis suhtlemiseks. Pimcol Lab keskkonnas on projektide infovahetus ühendatud pilvepõhisesse serverisse ning kogu projektitiimile vajalik suhtlust puudutav informatsioon on ühes kohas. Siinkohal näitan täpsemalt, kuidas see infovahetus töötab. Kui olete mõnda projekti sisse loginud, antud näites kasutame Narva kesklinna põhikooli mudelit, siis tuleb mõne leitud vea või küsitava koha puhul teha märkus vastavale meeskonna liikmele või liikmetele. Siin näiteks leidsime ristumised küttesüsteemi ja ehituskonstruktsiooni mudelite vahel. Et konkreetse probleemi eest vastutavad osapooled asjaga kurssi viia, tuleks teha märkus, ehk inglise keeles issue. Selleks on mitu võimalust. Esimesena võime liikuda vahelehele issues, kus kuvatakse kõiki tehtud märkusi, mis on veel lahendamisel. Et teha uut märkust, vajutame sellele plussmärgile siin. Panen korra akna kinni, et näidata teist võimalust ka. Mudeli vaate peal tuleks teha parem klõps ja valida Add issue. Lõpptulemus on mõlemal puhul täpselt sama. Avaneb aken, kus on mitmed erinevad lahtrid, millest räägin kohe ka veidi täpsemalt. Tavalises töövoos kirjeldatakse lahtrist title ära probleemi lühisisu ning juhul, kui probleemi soovitatakse põhjalikumalt lahti seletada, siis võib seda teha description lahtris. Seejärel tuleb valida, kellele probleem on suunatud. Projekti serveris on vajalikud isikud projektiga seotud ning nende nimed kajastuvad selles lahtris. Kui soovitakse leida kedagi konkreetset, tuleb avada rippmenüü ning valida isik, kellele käesolev issue suunata. Käesolevas videos on teised nimed hägustatud, aga nii-öelda testmärkuse tarvis teen selle märkuse iseendale. Seda inimest, kellele issue saadeti, teavitatakse automaatselt e-maili teel, kus kajastub, et on loodud märkus, millega tuleb tegeleda. Samuti label lahtris oleks hea iga issue puhul valida, mis valdkondadega on tegu, kas arhitektuur, ehituskonstruktsioonid, ventilatsioon või midagi muud. Neid saab valida ka mitu, heaks tavaks on valida vaid need osapooled, keda see issue konkreetselt puudutab. Siinkohal valime EK ja KVK. Selgitan nüüd veidi teisi lahtreid ka. Neid ei pea küll alati täitma, kuid mida põhjalikumalt seda teha, seda lihtsam on pärast märkusi hallata. Lahter milestone alt saab valida projekti staadiumi, mis ajaks peab olema märkus lahendatud. Selles näites on valik kas undecided ehk määramata või design phase ehk projekteerimisfaas. Ehk enne ehitusplatsile ehitamist peab olema märkus lahendatud. Siinkohal lisan, et lahtrites olevad väljad on eelseadistatud projekti serveri haldaja poolt, siinkohal Tarkoni poolt ning võivad igas projektis olla erinevad. Type-lahter näitab ära, millise märkuse alaliigiga on tegu. Siin projektis on mitu erinevat valikut. Ekspertiis on ekspertiisiga seotud märkuste korral, probleemlahter võib olla mõni probleemne koht, näiteks kui ripplagede kõrgused on veel arutlemisel ja tuleb kokku leppida, või näiteks otsitakse mõnele elektrikilbile paremat asukohta, mille uks ventilatsioonitorude ligiduse tõttu ei avaneks normaalselt. Ristumine on elementide vaheliste ristumiste jaoks reserveeritud ning selle issue puhul valimegi just selle. Kui tegemist on üksiku hoone projektiga, siis area lahtrit üldjuhul ei ole vaja muuta, kuid see tuleb kasuks hästi suurte projektide puhul, kus erinevad asukohad on erinevate projektijuhtide käsutuses. Näiteks ühes projektis on 5 erinevat hoonet, kõigil oma projektimeeskond. Deadline lahter määratakse siis, kui mingi märkus peab olema kindlaks kuupäevaks lahendatud. Seda lahtrit soovitame kindlasti kasutada. Kindlaks määratud tähtaegade puhul aitab üle tähtaja läinud märkust eristada ka punaseks värvunud tekst.
Priority lahtris määratakse märkuse olulisus, ehk siis on valikuteks kas normaalne, vähem tähtis, kriitiline või midagi muud. Üldjuhul on kõige tähtsam ära täita title, label, assigned to. Kuid nagu ennegi sai mainitud, siis mida detailsemalt on täidetud, seda lihtsam on issuesid pärast hallata ning osad lahtrid nagu priority, type või deadline on samuti üpris olulised ja tihti kasutatavad. Vaatame nüüd issue akna alumise osa ka üle. Comment lahtrisse võib kommenteerida pikemalt, mida märkusega soovitakse saavutada. Kui title ja description sisaldas üldist märkuse olemust, siis comment lahtris võib pakkuda lahendusi, mõtteid ja nii edasi. Pildi puhul on mitu võimalust. See pilt kajastub hiljem issues, kui seda üle vaadata. Vaatur viib küll õigesse kohta, ehk vaade, mis määrati automaatselt issue tegemise ajal, kuid pilt võib olla ka midagi muud. Seda, mida täpsemalt kuvatakse, saab valida nendest ikoonidest. Vaikimisi kuvab BIM-Collab Zoom Create Viewpoint from Current View ehk alati selle vaate, mis tehti issue tegemise ajal. See, mida selle akna taga näete. Järgmine ikoon Select Snapshot from File lubab lisada pildi, mis on eelnevalt arvutisse salvestatud. Seda läheb tihti vaja siis, kui on vaja graafiliselt kujutada lisaelemente, mida ei ole võimalik Zoomis vaatesiseselt lisada. Näiteks selgitav RKS nõuete tabel või midagi muud. Suurepäraselt saab lisada ka ehitusplatsil tehtud reaalse situatsiooni pilte. Sama toimib ka järgneva ikooniga Paste Snapshot, erinevus selles, et pilt on tehtud mõne programmiga, mis lubab salvestada sellele vahemällu. Teen kohe läbi ka näite, et oleks paremini arusaadav. Siin kasutan vabavaralist programmi Lightshot, kus vajutades nupule Print Screen, teen vaatest kuva tõmmise, lisan nüüd mõned kommentaarid ja nooled ning salvestan vahemällu. Nüüd ikoonile vajutades see salvestab pildi issue alla. Järgmine ikoon Edit Snapshot avab Windowsi pildiredaktori Paint, kus saab samuti jooksvalt graafiliselt olulisi märkusi teha. Viimane ikoon Delete Snapshot kustutab pildi ära, kuid seda ei soovitaks kasutada. Nüüd pisipildi all on väga oluline lahter, kuidas vaadet tehtavas issues kuvatakse. Kui meil on suur projekt, mis sisaldab palju osamudeleid, siis äärmiselt oluline on siin valikus mitte eksida. Kui teeme lõike mudeli külje peale, kui enamik mudelist on nähtav, siis tuleks kindlasti märkida siia None, Shows Whole Model. Siis vaatur kuvab lõiget ja kõiki koondmudeli elemente. Siinkohal tuleb teada, millal mingit valikut kasutada. Kui valime Visible, siis jäetakse programmi poolt meelde kõik vaates nähtavate elementide kuid-koodid ning see võib märkuse nii raskeks muuta, et järgneval avamisel kuvab errorit või jookseb programm üldse kokku. Aga Visible on ideaalne juhul, kui mõne probleemse elemendi ümber on tehtud section box ning kuvatakse ainult mõned elemendid. Sellisel juhul ei ole probleemi kasutada seda valikut. Samuti kui hoida all Control või Command klahvi, siis hiirerullikut kerida üles-allapoole saab lõiget hoo pealt suuremaks-väiksemaks muuta. Kui valida Selected, siis see näitab ainult valikus olevaid elemente, ehk siis ainult ühte või mitut siniseks tehtud objekti. Seda tuleb ettevaatlikult kasutada, sest kui tahetakse näha mudelit ja mis tal ümber on, siis selles vaates teisi elemente ei näe. Ja viimane lahter siin aknas on Notify. Siia võib märkida ära mitu inimest, kes veel peaksid selle issue kohta teate saama. Näiteks kui inimene, kellele see oli suunatud, oli ventilatsiooniinsener, siis siia võib veel lisada projektijuhi, vee- ja kanalisatsiooniinseneri ja nii edasi. Siis on teavitatud ka inimesed, keda see märkus võiks puudutada või huvitada. Ja kui vajutada Save, siis tehakse issue valmis ning see ilmub issues vahelehele uue järjekorranumbriga. Peale töö lõppu vajutada alati sync nuppu, et töö ei läheks kaotsi. Kuidas issuesid vaadata, jälgida, kustutada ja nendega ümber käia, näitan ära järgmises videos, mille link on välja toodud käesoleva video kirjelduses. Samuti soovitan vaadata meie lõigete tegemise videot, mille link on samuti kirjelduses. Tänan tähelepanu eest!